Ahoi sõbrad, olen tulnud siis oma siia suvemajja. Nagu näha, kaubik on kõike manti täis ja mis me siis hakkame tegema on see, et katsume see nädalavahetus selle maja siis mingis mõttes ära mööbeldada, et pärast näitan ka, mis siia sisse tuleb. Ja katsume siin selle olemise siis nii-öelda piisavalt mugavaks teha. Ja ega muud ei olegi. Natuke mööbeldame, teeme paar tööd ära. Paneme värske õhu klappi ja siuke nipet-näpet tööd. Ja siis vaatame, kuidas see nädalavahetus kulgeb. Teeme natuke süüa ja sauna ja nõnda ta läheb. Kaubik siis peaaegu et tühjaks tõstetud. Väljas on nagu üks suur prügimägi. Kodus tõin diivani, siin saab mõnusalt istuda, magada. Peab korra tekstiilipesuriga üle käima, natuke mustaks saanud. Sõbrale poest 10 euroga saim sellise asja. Siin küll väike täke on sees, aga ega ta ei sega kasutamist. Ja siis on igasuguseid asju veel, et hästi palju uusi asju on ka varustuses ja ma pärast videos tõmban nad natukene laiali ka, siis te näete, mida uut ma siin olen hankinud ja mida me siis siin majas kasutada saame. Lisaks sai käidud IKEAs, võetud üks kööginurk ja katsume selle IKEA mööbliga kokku saada, et kes on IKEA mööbliga kokku puutunud, see teab, et see võib vahepeal olla üks väga raske väljakutse. 3 sellist suurt karpi. Lisaks õemees tõi siis euroaluseid ka ja pärast me vaatame, kas euroalusega saab teha mingi sükse väikse nagu terrassi nurga siia. Ma arvan kuskile siia äkki. Et mul olid rõdul mingid asjad seisid, mida ma ei kasuta. Laud ja rõdutoolid ja asjad. Et saame teha siukse väikse nurga siia, kus hommikuti näiteks kohvi juua. Lisaks oli üks telekas ka. Aastaid seisnud, pole kasutanud. Paneme sellega siia püsti. Nii et hakkame kuskilt toimetama siis. Praegu ruumi siin nagu ei ole. Üks vaip oli ka kodus üle, mõtlesin panen selle sinna, et siis see isoleerib ka veidi seda külma ära. Nii, aga paneme selle diivani paika ja selle kapi paika ja telekas sinna ja siis saame järge mööda selle platsi siin puhtaks ja saab lõpuks hakata seda mööblika kokku panema. Esimene nurk valmis, natuke vaja kohendada, aga panin selle vaiba siia. Siis on see, et kui alt tuleb külma, siis see natukene isoleerib ära, et on sooja magada. Kapp sobib ilusti siia. Jääb täpselt siia taha see ka, et siit tuleb sooja peale. Diivan käib lahti. Mahub siia magama küll. Ja noh, teleka nurk ka. Täpselt siuke okei kaugus. Et telekas, noh, siia mingid püsivad seda ei tule, aga saab panna USB pulgaliigas seriaale asju. Saab vaadata. Ja siis siia paneme pärast kardinad ka ette. Nii, ja siis sinna hakkame panema kokku seda nii-öelda kööginurka. Panen pärast mõned pildid ka siia ülesse. Need on kohad, kus ma olen kusjuures käinud. See on Gruusias. Mount Everest. Ja siis selline ka tekitab natuke rohkem seda matkaonni tunnet siia. Ja ega ei olegi suurt midagi. Vaikselt toimetame. Asi võtab vaikselt ilmet. Hakkab see kööginurk siin valmis saama. Ja siis panime valamu siia. Hiljem näitan ka, kuidas mul see veesüsteem siin hakkab olema. Et paneme kohe selle töötasapinna ka siia kinni. Valamu liimime siis silikoniga kinni ja paneme kapi uksed ka ette. Ja kui pärast plats puhtam, siis ma näitan, milline see tuba siin juba välja näeb ja
natukene uut tehnikat ka, mis siin soetatud sai ja mis saadeti kasutamiseks, nii et vaikselt töötame edasi ja väljas hakkas sadama ka. Ja ongi täpselt siuke paras toas toimetada. Kui tööd teha, siis aeg ikka lendab ja hakkab meil see asi siin vaikselt valmis saama tänaseks. Ega siin ole mingi siuke pea 5 tundi toimetatud ka juba aktiivselt ja ma arvan, et tõmbame täna sellega joone alla ja saab homme ka veel natukene toimetada. Aga mis me siis ära tegime? Panime kööginurga kokku. Praegu on siin valamuun pressi all, et silikon on vahel, kuivab siin. Laseme ta õhtuni niimoodi olla siin tugevalt. Siia alla tuleb siis hiljem kogumiskanister. Siit hakkame vett saama, seda ma näitan kunagi hiljem nüüd selles videos. Et siia alla tuleb siis kanister, kust läheb must vesi. Siit pealt saame värsket vett. Väike siuke matkapliit olemas, siin peal saab hommikul omletti teha, muud tavaari. Ja kohvimasin peab ikka olema, seda läheb ikka vaja. Ja plaanis on siia siis teha siuke mingi riiulilaadne asi ka, et kuhu panna erinevaid asju. Ja lisaks saab siia alla siis asju ära mahutada. Jalatsi riiul, et õuest tulles saad kohe siit võtta uued jalatsid või panna siia. Siin saad oma õllet avada. Tahad teada, mis ilm väljas on, vaatad siit tempi. Vaatad, mis ilm õues on, kui aknast ei viitsi vaadata. Vahepeal panime siis kardinad ette, nagu ma rääkisin, siis ma tahan palju siukest taaskasutust teha ja uuskasutuskeskusest leidsin 2 ühesugust. Et täies ulatusest on enam-vähem siuke, et väga kinni ei kata, aga suurem osa. Ja siis kui üles tõmbad, siis lukustub sinna ära. Et see nagu nii lahti ei käi, aga kui siit nüüd üles tõmmata, siis saab siit kaudu välja ka minna. No ja siis siuke väike telekanurk, seal ma saan oma riideid hoida, sahtlid, asjad, diivan. Siia saab ka igasuguseid alla sinna kasti asju mahutada, et voodipesud ja lisaks panin mõned pillid siia ülesse, annab siukest nagu ta mul on siin, loodusonn, annab seda nii-öelda hubasust ja kõike siia juurde. Ja siis eelmine kord ikka kõik rõhutasid, pane see vingugaasi andur ka ja asjad, et panin. Nüüd on pandud. Kõigil süda rahul. Ühesõnaga siis saab rahulikult seda asja siin kütta. Vot. No minu arust on täitsa hubane saanud. Nii, aga mis ma tahtsin teile veel näidata, natukene uut tavaari olen saanud siin. Alustame sellest, et selline matkakülmik, Vevori toode ja ma arvan, siia majja sobib väga hästi. Saab siin, ütleme niimoodi, mõne päeva toidu küll ära mahutada. Ja kunagi hiljem siia tuleb elekter ka, et tegelikult mul on siin pistikud olemas. Peame nüüd lihtsalt välja mõtlema, kuidas me selle elektri siia veame ja see on teostatav, aga läheb aega. Aga olen saanud endale suveks kasutamiseks siis ühe abimehe. Tegu on siis akujaamaga Anker Solix F2000, kui ma ei eksi. Ja praegu siis 99%. Siin hoiab 4 kraadi sees. Ja panin Eco režiimile. Ja siis nõnda ta siit voolu võtab. Minu arust nüüd, kui ma vahetaks otsiku ära, ma pärast katsetan ka korra. Aga kui ma paneks nüüd selle auto, selle laadija otsiku, siis peaks see asi siin kõvasti suurenema. Et me teeme selle katse ka ära. Aga tundub selles mõttes väga hea abimees, et väga paljud, kes nii-öelda elavad kaubikus või matkavad kaubikute või autodega, siis nemad on seda asja väga soovitanud ja pidi väga hästi toimima, et saab kõik asjad ära tehtud. Mul on põhiline, et ma saaksin oma külmkappi siin toita ja hommikul tahad kohvi teha. Lisaks telekas on ka, et ta toidab ilusti teleka ära. Saan õhtuti oma mingeid sarju või asju vaadata ja saab mõnusalt siis lihtsalt olla. Nii et testime ta ära. Nüüd, kuidas seda asja laadida, ma ei ole veel pakist välja võtnud, aga päikesepaneel on ka sellega ja tegu on siis 400 vatti päikesepaneeliga.
Täna kahjuks ei ole ilma, et seda püsti panna. Võib-olla homme on natukene parem, vaatame. Või noh, kui homme ka ei õnnestu, siis mingis videos ikka läheb see püsti ja näete, kuidas see asi laeb ka. Aga noh, praegu mul nagu usku on sellesse asja, et hommikul lükkad paneeli välja ja juhe järgi ja saad võib-olla oma selle nii-öelda esmase elektrivajaduse ära toita sellega. Nii et ma arvan, et tasub katsetada. Et ma neid EcoFlow akujaamasi olen kasutanud. Need on päris head. Ja see on siis sama võimas kui EcoFlow. Siin on lisaks veel see ka, et transportimiseks tõmbad käepideme välja ja saad siis enda järgi vedada seda. Vot nõnda, sellised süsteemid siis. Et see on küll väga asjalik. Ta on mul nüüd mitu päeva siin töötanud ja asjad on sees olnud. Praegu ka liha ja igasugu muu on siin külmas. Vot, ega midagi. Ma korra vahetan juhtme ära. Vaatame, mis see display siis näitab. Praegu on jah 99 prossu. 1,9 päeva veel jäänud. Vahetame korra selle toit ära, siis vaatame, mis ta näitab. Nii, vahetasin otsa ära. Siin nüüd näitab 13,3 volti. Ja ka siin alles jäänud aega ei näita. Et kui ma telefoni äpist vaatasin, seal näitas 3 vatti. Saame kohe korra vaadata ka, et mis ta telefonis praegu näitab. Ja näitab ta siis niimoodi. Ei näitagi ühtegi kulu praegu. Vot ei tea, eks ta katsetamise asi ole ja muud moodi teada ei saa kui katsetades. Nii et me läheme paneme sauna kütte, puhkame natukene selga jalga ja siis vaatame, teeme mingi kiire söögimoodi asja ka. Nii, munagrill on vaikselt tulel. Tegelikult tahtsime kasutada täna seda kermo saadetud grilli, aga kuna see ilm on siin nii muutlik, siis peame siin katuse all istuma ja mitte vihma käes olema. Aga õnneks on munagrill ka siin olemas ja mõtlesime, et teeme ühe õhtusöögi siia vahele, et sööme ära, käime saunas, vaatame võib-olla laseme pärast veel ühed valgustik ka sinna maja külge mul, aga eks seda vaatab jooksvalt. Aga mis me süüa teeme, siis teeme hästi lihtsat asja. Mul on siin sibulat, värsket peakapsast, maisi, rohelisi herneid, maitsestamata jogurt ja kodujuust. Siin kausis on siis apelsinipipart ja karrit natukene. Hakime ära selle värske kapsa, sibula. Paneme siia juurde siis maisi herned, natukene maitsestamata jogurtit ja kodujuustu. Segame kõik kokku. Tuleb siuke natukene teistmoodi salat ja siis ma marineerisin kaasa ka sealiha ja kasutasin siis sealiha marineerimisel hästi palju karulauku, soola, pipart, oliiviõli. Tuleb ka selline teistmoodi liha. Ja lisaks mul on siis kuskil kotis on veel sea sisefileed ka, et saab 2 sorti liha teha. Katsume selle kõik siin valmis saada. Munagrilli ei ole nüüd terve talv kasutanud. Peab siin vaikselt niimoodi puhtaks põlema see. Sügisest väiksed jäljed peale jäänud. Aga laseme siia tule alla ja siis hakkame vaikselt toimetama. Selline õlu siis. Mängude öö. Mingi spetsial värk. Kuna ma ise mängude ööle jõudnud, siis mul üks sõbrants ostis. Mul on sealt need erinevad õlled. Aga kuna elutempo on nagu on, siis ei olnud aega kokku saada, aga nüüd üks päev viisin talle karulauku ja siis sain oma õlleka kätte. Britney Beach. Britney virsik. Siuke väga omapärane ja mõnus. Viskab siukest IPA nooti sisse, mulle tegelikult IPA üldse ei meeldi. Aga see on täitsa mõnus. Nii, lonksud võetud, siis saab salatit teha. Sibula mahl ilusti välja tuleks, siis mudime veidi näpu vahel ära. Nuga ei ole eriti terav. Peab mingi luisu siia tooma.
värsket kapsast on hea hakkida teistmoodi. Kellele herned ei meeldi, siis võib video kinni panna. Mais. Paneme uhkelt. Naturaalne jogurt. Kodujuust. Ja nüüd ongi siuke mõnus värske salat. Ja siuke kergelt karrine ja apelsinipiprane siuke teistmoodi. Jätame selle siia seisma nüüd. Ilm on päris hulluks läinud. Normaalselt kallab. Aga vähemalt grill ajab ikka mõnusalt ennast käima, et natukene üle 250 on sees. Ma arvan, panemegi esimesed lihad peale. Nii. Jätame need siia mõnusalt suitsuma. Võõri ka veits kinni. Ega midagi, sõbrad. Ilm on nii hulluks ära läinud, et me ei saanudki õues enam istuda. Ja tulime siia sauna eesruumi siis nii-öelda tuule ja vihmavarju ja ega suurt midagi ei olegi. Meil on kohe varsti loodetavasti seal liha valmis ja sööme ära, teeme sauna ja poeme põhku. Vaatame, äkki homme on natukene parem ilm ja saab mingid tööd veel ära lõpetada ja kui ei saa, siis nii on. Tuleb siis järgmiseks korraks midagi jätta. Väga hull ilm on. Ma arvan, video pealt ei saa aru, aga see on täpselt niimoodi nurgaga ka siia, et kui me tahame terrassi peal istuda, peksab see kõik meile peale. Ma ei olen läbi märg praegu sellest vihmast. Aga õnneks soe saun ootab ja toit on ka kohe valmis, nii et ei ole hullu midagi. Vaatame siis hommikul, mis saama hakkab. No tere hommikust. Tundub, et tali on tagasi tulnud. Kui eile õhtul tuli siuke väga jube tugev vihm ja tuul ja kõik, ja siis hommikul ärgates enne imet lumi on maas ja tuiskab. Päris julm tuul on terve öö olnud. Aga tuleb siin väike hommiku kohvi teha ja siis ma arvan, et me teeme veel paar tööd ära, et vaatame, kuidas tööriistade lakut on. Paneme värske õhu klapi ära ja siis ma mõtlesin, ma panen siia ühed siuksed välituled ka mõlemasse otsa ühe. Vaatame, kas saab need asjad tehtud, et tegelikult suurem osa asju, mis me tahtsime, on tehtud. Sai mööbel ära toodud, ära mööbeldatud ja nipet-näpet väiksed tööd veel, et päris kõik ei ole kaadrisse võtnud, aga põhiline on see, et järgmine nädal hakkab mul puhkus ja nüüd mul on siis koht, kuhu tulla, et saan rahulikult siin väikses suvemajas juba olla ja samaaegselt siis saame hakata igast erinevaid projekte ka tegema. Kindlasti see, nüüd on lumi peal, ei ole näha, aga tuleb hakata seda aljastust siin tegema. Katsume selle platsi siin enam-vähem sirgeks saada. Kutsume traktoriga
inimese appi ja tõmbame siin sirgu selle. Vot. Aga ega midagi. Lähme võtame kohvi ja siis teeme veel mõned tööd ära ja vaatame, mis meil siin see päev toob. Mõtlesin, et näitan teile, kuidas mul see veevärk hakkab ka siin alguses olema. Et on selline kanister. Siit saab vee jooksma panna. Saame siia, ma ei tea, nõudepesu, mis iganes teha, käsi loputada. Keerad kinni. Nüüd me ühendame selle ära. Siia alla tuleb teine kanister, jookseb must vesi sisse ja selle siis saab pärast ära visata. Ja siis on selline süsteem ka, et kui vaja, siis saan siit panna vee automaatselt jooksma. Ja võt. Akuga laetav. Toimib. Et eks need lahendused võtavad siin natukene aega, aga ma usun, et saab jonksu. Ja siis saab kappides igast asju hoida ja et see veesüsteem, ma arvan, esmased vajadused lahendab ära. Et taga talumaja juures saab kaevust värsket vett tuua ja noh, nagu ma ütlesin, esmased vajadused on sellega nende rahuldatud, et joogiveisi olemas ja saab siin süüa teha lihtsamaid asju. Et kindlasti ma uurin siia ka mingi teise gaasipliidi, et ma ei tea, kas mingi samasuguse või siis võtan 2 rauaga või siis paneme üldse gaasipallooni sinna nurka ja paneme siia mingi gaasipliidi rauad või asjad peale. Eks peab erinevaid võrdlema. Nii, vaatame, mis see akupank siin vahepeal teeb. 62%, ei noh, ta on üle 24 tunni nüüd olnud siin. Jah. Et ütleme niimoodi, et kui iga päev, kui on päikselised ilmad, et võtad selle tagant ära, jääb külma hoidma ja samal ajal siis paned selle laadima päikesepaneele õue. Et äkki isegi saab asja siis. Eks nagu eile ka ütlesin, eks tuleb katsetada ja vaadata ja küll mingi sobiva lahenduse leiab. Vahepeal paneme püsti siis ka need laternad, millest ma rääkisin. Sai ostetud siis sellised, need on nüüd päikese nii-öelda patareiga, et laeb ennast siin selle päikesega ja riputame nad siis siia otste peale. Läheb see üles ja milline ta välja näeb siis, nagu olete vanadesi neid westerni filme vaadanud, siis täpselt siuke laternas väike nagu leek hakkab hõõguma. Et mulle tundus väga siuke hubane ja mõnus variant, mis siia panna valgustuseks ja siuksel hämaral õhtul on päris mõnus siuke. Annab siia seda natukene teistmoodi vaibi juurde. Ja sellised nüüd siia üles lähevad. Pärast vaatame, kas saame siia euroalused, paneme kivid alla, paneme siia 2 mingit euroalust ja kui saab, siis paneme siia toolid laua peale ja järgmine kord tulen, siis katan selle euroaluse laudisega ära, siis on siuke väike nagu kohvi joomisnurk või saab siia hommikuti sööma tulla. Katsetan korra, kui panna see tolmuimeja ka sinna akujaama järgi, et kuidas siis asi toimib. Aga muidu ma mõtlesin, mul on kodus veel üks robot tolmuimeja, mida ma üldse ei kasuta. Et see on ka täpselt, et laen aku täis, toon siia ja siin ta saab vabalt toimetada ja kui vaja laadida, siis viin lihtsalt kõrval saunamajja, laeb täis, tood tagasi ja hoiab seda põrandat siin puhtana. Korralikult tõmbab ikka. Ega midagi, kiirelt põrand puhtaks ja siis saab tagasi selle külmkappi sinna järgi panna. Võt, kongsub paigas, nüüd saab need sinna külge riputada. Et järgmine kord, kui siia tulen ja on siuke hämaram aeg, siis ma näitan ka teile, kuidas see leek seal mängima hakkab. Kuna mul seda elektrit siin majas veel ei ole, siis ma praegu ostan igasuguseid neid
laetavaid või taastuvenergia baasil asju, et saab siin kasutada neid. Et kuna saunamaja ja talumaja on ligidal, siis vajadusel ma saan käia seal ja mingeid asju laadida. Ja et siuke esmased asjad oleks siin kaetud, siis mingid asjad ma siia püsti panen, et sai selline laetav laelamp ostetud, et see on erinevate värvide režiimiga. Lülitame tööle. Läks tööle. Ja nüüd tal peaks olema erinevas soojuses valgused siin. Ma ei tea, kui hästi kaamera pealt näeb, aga siin on mingi, mis siin on siis 2700, 3000, 4000, 6600 ja siis siin saab teha heledamaks, tumedamaks, saab panna mingi liikumisanduri peale, et liikumisanduri peale läheb see asi tööle, automaatne, lülitad välja, sisse. No, ma arvan täitsa hea asi, et saab panna taimeriga ka, et kas 30 minutit või 60 minutit põleb ja siis lülitab ennast välja. Tundub siuke hea lollikindel asi, mida laadida. Nii et jah, vähemalt mingi asi on olemas, saab õhtul mingigi valguse endale siia panna. Et muidu siin, kus ma näitan teile, siin on tegelikult valgustid paigaldatud. Et kui me selle elektri asja siin ära sorteerime, siis saab ka sellest laelambist asja nii-öelda. Ja siis pistikud asjad on ka olemas. Et siukse põhilised asjad saab ära kaetud siin. Voot nõnda. Ja vot sõbrad, selline see video seekord sai. Mõned tööd saime ära tehtud. Kõik, mis me tahtsime. Välja arvatud see nii-öelda värske õhuklapp. Selle ma teen järgmine kord ära. Lihtsalt praegu tuiskab nii hullusti ja külm on ja 100 muud häda. Lisaks tuleb väike tööots vahele Tallinna sõites. Et tuleb see ka ära teha. Ja vähemalt nüüd on mööbel on sees. Kööginurk on olemas. Seega on mul koht, kus teha süüa ja samas ka puhata. Ning akujaam ka siis aitab meid natukene selle asja täitmisel. Et järgmine kord paneme selle päikesepaneeli püsti, kuna siin juba järgmine nädalavahetus, kui ma siia tulen, lubab 20 kraadi sooja ja loodetavasti saab siis selle paneeli kohe ära testida ka. Nii, aga ega muud ei olegi, väike siuke ülevaatlik, jälle natukene eesmärgile lähedamal, nii nagu ma neid asju olen siin vaimus ilmas planeerinud. Ja ma usun, et siis nüüd kevades kuni sügiseni saame siin väga palju asju ära tehtud ja on mida oodata. Aga teiega näeme siis juba järgmises videos. Järgmises videos ma natukene tutvustan teile oma merchi ehk siis fännitooteid, mis ma olen siin ise kujundanud ja mingid näidised tellinud. Aga sellest siis täpsemalt järgmises videos, et see saab olema siuke lühikene video ja seal siis räägime natukene täpsemalt, mis sees ootab, et mis te sealt endale saate. Vot, aga olgu, näeme juba järgmine kord, olge mõnusad.